Täna hommikul, kui meie väike pere kogunes söögilaua ümber, siis ma avasin piibli täpselt sellest kohast, mida Mariana täna alguses luges, et kes võib meid lahutada Jumala armastusest. Ja seal on päris suured asjad, seal on sellised võimsad sõnad, aga üldiselt on nagu meil sageli raskusi nende väikeste asjadega isegi. Kohale saamine, kohale tulemised, mugavusest loobumine, et need pisikesed asjad saavad nagu suuremaks takistuseks kui need suured, aga need suured on ägedad nagu ütleme lugeda. Aga palju meie elu kvaliteeti on peidus väikestes asjades, pisikestes asjades, igapäevastes väikestes küsimustes. Ja sealt siis kõik muutubki, et nagu öeldakse, et üks väike domino nupp suudab ümber ajada endast poole suurema domino nupu. Ja kui sa neid paned nüüd järjest kõrvuti niimoodi, et kogu aeg tuubeldad teed suuremaks, siis sisuliselt Eiffeli torni saab pikali ajada temast poole väiksem Eiffeli torn. See on see, kuidas seaduspärasus käib. Kõik suured asjad saavad alguse väikestest asjadest. Kolmapäevastest palvekoosolekutest, teisipäevastest palveosadustest, esmaspäeva hommikusest palveosadusest, mis iganes. Kõik suured asjad saavad alguse väikestest. Ma olin eile õhtul Jumala ees ja kui sa oled jutlustamise Anniga või sul on selline ülesanne koguduses, Jumal on sind kutsunud, siis sa tead seda, et vahest me oleme nagu sünnitusvalus, et Jumal, mis on see, millega sa tahad täna kogudust kõnetada ja siis sa nagu vaatad, kuulad Jumala vaimu häält ja vaatad enda sisse ja saad aru, et nagu ei ole midagi, et kuidagi tühi ja kinni ja käin mööda tubasid ringi ja vaatan Kärdi siis toimetab seal ja paneb pesu ja tal on kuidagi nagu hea olla ja laulab natukene aga mina käin ringi tead natuke niimoodi nagu trossis tead sükene midagi pole kas peaks helistama, et ma ei tule ei saa mõtlesin, et nii ka ei saa, aga siis otsustasin, et olgu, las ta siis olla. Ma ei tegele siis sellega praegu. Ja ausalt öeldes täpselt siis, kui ma sellega otsustasin mitte tegeleda, hakkas Jumal tegelema. Ja hakkas üks laul kõlama, õigemini see tuli mul telefonis ette inglise keeles ja see tuli täiesti uues võtmes. Ja see laul on meile kõigile tuttav laul, Jumala poeg, kel nimeks Jeesus. Üks asi, mis mind kõigi nende laulude puhul on üllatanud ja teiselt poolt mitte üllatanud on see, et kõik vaimus väga tugevad laulud omavad taustalugu. Nad on kõigi sündinud lood, nad ei ole lihtsalt nagu pandud sõnad ritta ja need on sündinud lood. Ja kui ma hakkasin seda laulu eile kuulama, siis ma sain aru, et oli sündinud üks sõna täna koguduse jaoks ja kõik teie jaoks, kes te vaatate. Johannes evangeeliumis on, Jeesus ütleb nii, et mina elan ja ka te peate elama. Te peate elama. Me peame elama. Me ei saa mitte elada, me ei oska mitte elada. See on saatana vale, et sa ei tegutseks, et sa oleks passiivne, et sa ei ütleks välja, et sa kardaksid inimest. See on kõige sellisem suurem vale ja sükene vingerbuss inimesele, et sa kardaksid teist inimest. Et sa mingil juhul ei avaldaks tegelikult seda uuesti sündinud inimest enda sees, et sa peidaksid selle ära. Paketeeri see veel kuidagi isiku brändi ja loo sellest veel kuvand teistele, aga ära mingil juhul avalda seda, mida Jumal on su sisse pannud.
Kas sa kujutad ette, see kostub juba välja öeldes imelik ja kummaline ja küsimus on üldse, me elame siin maailmas 789 aastat, nagu Mooses ütleb. Ütleb, et Moosese palve on see, et 780 ja need ka ei ole need aastad, mille kohta me ütleme, et jube tore on. Ja siis selle 780 aasta jooksul me veel otsustame, et me ei avalda seda, mida Jumal on meie sisse pannud. Sellepärast, et ma kardan teist inimest. Ma ei mõista. Jumala sõna räägib sageli sellest, et valgust ei panda peitu. Miks? Sest ta ei täida oma eesmärki. Kui sa valguse tood esile, siis ta hakkab valgustama. Ja kui sa tood valguse välja, siis ta teeb midagi, ta toob selguse. Ma ei väsi ütlemast, et Jumala esimene keel, mida Jumal räägib, on valguse keel. Sest valguses paljastub kõik. Kõik saab selgeks. Kui sa oled täna segaduses, hirmul, väsinud, siis tea, et valgus peab tulema su juurde. Sulle peab tulema Jumala sõna, mis teeb asja selgeks. Sest ta ütleb, et seal, kus on tema, seal on vabadus, aga milles seisneb see vabadus? See seisneb selles, et mul on selgus. See tänane sõna on see, et me oleme kõik kogenud pimedaid öid ja pikki öid, kui me oleme üleval, kui uni on kadunud ja teatud raskus meie sees hoiab meid ärkvel. Meie peas keerlevad sellised sageli mustermõtted, mis mu lastest saab. Mis saab sellest maailmast? Mis saab minu tööst? Mis saab minu suhetest? Ja just sellised mõtted olid 1960-ndate lõpus, kui see sama laulu autor Gloria Gaither selle laulu sai. Ma ei olnud ennem seda kuulnud, sest ma ei olnud ennem uurinud, aga see lugu, see laul on mul tegelikult teismeeast. Ma mäletan, kui ema hakkas seda laulma ühel palvekoosolekul ja mulle siiamaani on kolm väga võimsast laulu. On see laul, Jumala poeg, kelle nimeks Jeesus, siis teine lugu ja laul, mis mind on alati kõnetanud ja mida ma olen ka linti laulnud, on Kui Jumala rahu on hinge sees mul. Ja kolmas on nüüd ihu hinge vaimu, ma sulle ohvriks toon. Kõikide laulude taga on lugu. Need on sündinud lood, need ei ole kirja pandud lood. Ja nii siis 70-ndate alguses, kui Gloria selle kirja pani, see oli väga tormiline aeg, oli Vietnami sõda. See raputas Ameerikat, sest Ameerika koges seda oma poegade kaudu, psüühiline, füüsiline surm, siis mis oli veel tohutud rassilised pinged kogu ühiskonnas. Suur osa kristlasi otsustas 70-ndatel kogu, ütleme siis, ühiskonna elust väljuda. Just Ameerikas oli suur selline Jeesus liikumine, mis siis viis välja enamus kristlased äridest, ühiskonnast ja nad otsustasid siis mitte enam selles maailmas kaasa rääkida. Ja ülikoolides levis selline filosoofia, et Jumal on surnud. God is dead. Selle siis filosoofia taga oli siis selline väga võimas nagu selline kultuuriline liikumine, mis ütles, et see on nonsense. Jumalat ei ole, ta on surnud ja siis ühel koosolekul rusikaga siis viibutati, et näitame talle rusikat. Mis on siis nagu, eks ole, paradoksaalne, et ühelt poolt on surnud, aga näitad talle rusikaga, et kellele siis näitad, kui teda pole. Aga see selleks. Ja selles samas, ja selle kõige keskel, see sama Bill ja Gloria ja Bill ootasid oma 3. last. Ja tõsi, kui sa ootad siia maailma oma last, see on nii helge hetk, see on midagi nii ilusat ja ülevat, mida Jumal on lubanud. Ja selle kõige keskel, kui see sünnib sõdade ja sellise vaeva keskele, siis paljud ütlevad, et ma ei taha tuua siia maailma last, kes peab kannatama. Ja nemad on ootamas oma 3. last, Bill põdes haigus samal ajal, nende teenimist kritiseeriti väga tugevalt, sest nad olid Jumala püha vaimuga täidetud inimesed.
ja nad mõtlesid, kuidas see kõik saab olla ja üks osa siis ja mis siis juhtus oligi, et kogu nende pere oli selline tugeva hirmu valitsemise all, nad kogesid seda. Ja uusaasta ööl, kui siis Gloria oli üksi lastega, siis ta tundis äkitselt, kuidas see hirm sai nii suureks, et ta ei suuda enam sellega hakkama saada, selle hirmuga. Ja ta kirjeldab seda niimoodi, et täpselt sellel hetkel, kui ta koges, et ta ei suuda selle hirmuga enam hakkama saada, täitis Jumal tema südame täieliku rahuga. Jälle vastuolu, tohutu võitlus nende pärast, tohutu võitlus rahu nimel, hirm valitseb ja järgmine hetk rahu, täielik rahu. Ta nimetab seda nii, et pimedus ja hirm täiesti hajusid, nagu kadusid, nagu võeti ära 2-tonnine raskus ja asemele tuli vaikne ja vankumatu kindlus. Ja ainult üks sõna tuli talle. Kristus elab. Kuna tema elab, ei pea laps sündima hirmu ja ebakindluse keskele, vaid lootuse ja valguse keskule. Kas te saate aru, mis oli muutunud? Sa näed seda maailma, kas sellisena, nagu see praegu on. Hirm, ebaõiglus, sõda, Jumal on surnud, te olete rumalad või järsku oli arusaam, Jeesus elab. Järelikult see laps, kes on sündimas siia maailma, tema ka elab. Ja ta elab lootuse ja valguse keskel. See on paradigma muutus. See on see, et sa näed järsku asju ühtemoodi ja siis keegi mängime seda, paneb sulle nagu käega vastu su vahtimist ja sa järsku mõtled, see polegi tõsi. Ja mulle tundub, et meie, mitte tundub, aga see ongi see, mida kogudus täna vajab, ühte raputust. Ma ei ole vägivaldne, Kristus ei ole vägivaldne, Kristus ei ole vägivaldne, aga tahaks nii teha, öelda, et ärka ülesse, kes sa magad. See laul on tõlgitud eesti keelde, ma võrdlesin ingliskeelset eestikeelset tõlget Jumala poekel nimeks Jeesus. Ja üks salm on eesti keelest ära jäetud, sest see laul sündis tegelikult selle lapse ootuses ja selle eesti inglise keeles on täpselt how sweet to hold a newborn baby, kui magus on hoida seda vastsündinut, tunda rõõmu ja uhkust, mida ta ehk Jumal kingib. Ja veel suurem on kindlustunne minus, see laps saab seista kindlalt, sest tema elab. Seda eesti keeles ei ole, seda salmi millegi pärast. Ja sellest kogemusest Jumala ees, seal uusaasta või vanasta õhtul, ta kasvas välja laul, et elab ta, tohin olla julge. Ja inglise keeles elab ta, tohin minna, julgen minna homsele vastu. I can face tomorrow. Ma lähen homsesse, sest ta elab. Mul ei ole mingi probleemi homme hommikul ärgatas, sest tema elab. See on lugu usust, mis ületab kõik raskused, kõik kriisid. See on lugu isast ja emast, kes julgevad kasvatada last siin maailmas, keset seda kõike, mis tundus kadunud ja lootust ei olnud. Ja täna me laulame kogudusega seda laulu. Elu on väärt elamist, sest Kristus on kõik teinud, et meil on juba väärtuslik elu käes. Siin maa peal kuningriik on juba saabunud. Kas te saate aru, kuidas saatan saab trikitada ka Jumala last nägema ainult pimedust ja kurjust selles maailmas, kus sina ja mina saame tuua valgust, headust, lahkust, heatahtlikkust, sõbralikkust. Kus Jumala armastus, mis on välja valatud juba meie sisse, saab välja tulla, kui sellel hetkel, kui sul on vaja vastata inimesele, mitte kurjaga, vaid öelda vastupidi. Vastupidi. Vaata, me võime, sina võid ka praegu olla tegelikult sarnases öös. Nii, võib-olla nii nagu pastor täna ka jagas alguses, et öö on pikk. Ja kui öös und ei ole, siis see öö tundubki nii tohutu pikk. Ja öös sageli midagi nagu püüab ka meie rahu vahest ära võtta.
mingid asjad võimenduvad meis. Kuidas see kõik ikkagi lõpeb? Kuidas ma lähen homsesse vastu? Saatan püüab isegi võimendada sõnumit, aga kas sa siis ikkagi oled kristlane? Kas sa ikkagi, kui sul on sellised asjad ümberringi su peres, kas sa siis ikkagi armastad Jeesust, nii nagu sa räägid? Kui kõik see uudised, ja mida me loeme ja vaatame, on täielikku ebakindlust, täielikku. Siis ei ole see mitte ainult Gloria lugu sealt 70-ndates, vaid see on meie lugu. Vaadake maailma. Vaadake praegu maailma. Me elame väga ajaloolises ajahetkes. Benjamin Netanyahu on rääkimas kõikide maailma liidrite ees sellest, kuidas kogu maailm liigub nagu Iisraeli vastu. See ei üllata mind, Jumala sõnas on see kirjas. Ma ei tea, kes kedagi veel üllatas, aga nii nad läheb. Kogu maailm läheb Iisraeli vastu. See on see prohvetlik sõna, mis iseenesest juba täitub. Rahutused, sõja, poliitilised, ma ei tea, moraalne pimedus. Ja minu meelest on päris aus küsida samamoodi, kuhu see kõik läheb. Kogudus, kuhu see läheb? Ja mulle nii meeldis, kuidas sa, Mariana, tõid välja, et me võime tegelikult kõik koos praegu, ma arvan, et kui me tahame, siis järgmised tund aega võiks kõik koos kurta. Me võiksime kõik koos rääkida, kuidas midagi on pahasti lasteaias, lastevanematega, koolis, koolivanematega, töö juures, ülemustega. Kõik võiksime valida. Vot see on täpselt see koht, kus Jumala vaim ütleb, et oota, te olete täidetud Jumala armastusega. Elage seda. Ei, ma ei nurise. Ei, ma ei ütle midagi selle vastu. See ei tähenda ignoreerimist, vaid see tähendab, et midagi peab tulema asemele. Nii inimlik, see on lihtsalt nii inimlik, et see kõik tahab kaasata, tead, nagu kõike meid praegu. Meie südant võtta kaasa sellesse, sest see on inimlik. See on lihalik, see on kogetav, tuntav füüsiliselt. Aga pimeduse keskel, selle kõige raskema hetke keskel, kuulake nüüd, kõlab Jumala rahva laul kõige võimsamalt. Just siis, kui sa koged seda ebakindlust, seda valu kaastunnet selle maailma pärast kõige sügavamalt, kõlab ka see laul kõige võimsamalt. Ja see on natukene see, kuidas Jumal tegutseb. Just siis, kui keegi on allaandmise hetkes, ta alati kõnetab, ta ütleb, mul on sulle väljapääs. Mul on sulle lahendus. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Sest elab ta, tohin minna homsele vastu julgesti. Kõik hirm on läinud, sest ta elab. Kes nii räägib? Kalli, kes räägib nii? Kes ütleb selliseid sõnu? See, kes on kogenud Jeesust. See, kellel on isiklik kogemus selle Jeesusega, see saab nii öelda. Ma just mõtlesin täna, kuulasin ja lasin neid ülistuslaule läbi. Ma olen jätkuvalt sellise koha peal, ma tunnistan tees, ma ei saa kõik ülistuslaule kaasa laulda. Sest on mingid kogemusi, mida mul ei ole. Ma tahan seda kogemust, aga ma ei saa seda täna laulda sellisel viisil, et mu süda laulaks kaasa. Aga on mingid laulud, mis kõlavad minu südamest niimoodi läbi, et ma oleks nagu ainuke hääl siin saalis, kes laulaks seda. Sest need on minu päästjaga kohtumise kogemus. Kui sul on teadmine, mitte ainult siin, vaid südames, et on olemas ülestõusmise garantii. Sinu jaoks kehtib ülestõusmise garantii. Ma küsin, kas sa oleksid valmis veel pisut kannatama? Natuke veel kannatama, mitte allandma, mitte mingil juhul allandma, kui sul on garantii.
et see pisut aega natuke kannatust saab ühel hetkel täieliku suure kirkuse. Sa tuled sellest kõigest läbi võitjana. Amen. Kas sa siis oled valmis natuke veel pingutama? Kas sa oled valmis vaatama oma elu olukordade peale ja ütlema, et ei, ma ei anna alla, vaatamata sellele, mis mu elus praegu toimub. Kas sa oled valmis selleks veel? Veel natukene. Johannese evangeeliumis, nagu ma ütlesin, Jeesus ütleb, sest mina elan ja te peate elama. Jeesus ei räägi sõnu, mis ei tähenda mitte midagi. Sina ja mina võime öelda asju, mis on tore. Tema elu garantii meie elule. Tema surm ristil oligi garantii sinu elule. Mina saan elada, sest tema suri ja nüüd ta elab, ma saan elada. Uuesti sünnivad elavaks lootuseks. Mis asi? Milleks me sündisime? Elavaks lootuseks. Mis asi on elav lootus? Mis vahe on surnud lootusel ja elaval lootusel? Mul on suur kaastunne kõigi nende emade suhtes, kes on eales pidanud läbima nurisünnitust. Sul on elav lootus sünnitada laps oma perele. Ja selle kõige keskel sa lähed läbi millestki, millest mitte üks ema ei peaks läbi minema. Selles katkises maailmas on paraku see päris paljudel reaalsus. Elav lootus, see on elus, see ongi see, mida ta ütles, nii on. Läbi Kristuse ülestõusmise on mul elav lootus. Mitte surnud lootus. See ei ole nurisünnitus, see on see sünnitus, et ma sünnin uuesti läbi Jeesuse Kristuse ülestõusmise ja saan osa sellest lootusest. Ja siis jõuame sinna Rooma 8:38, mitte miski ei saa meid sellest lahutada. Kas sa saad aru, millest ma täna räägin? See ei ole mitte lühinägelik, see ei ole mitte sõnad, see ei ole lihtsalt täna mingisugune lühine õpetus sellest, see on kogu kristluse alus. See on see, miks sina täna üldse siia tulid ja miks sul on võimalus ja õigus siin täna istuda. Sest sul on usk ja lootus sellesse samasse Jeesusesse, et elab ta, ma võin olla, mis asi? Ma ei kuulnud seda sõna. Mõned on julged. Ma võin olla julge. Ma ei pea inimest kartma. Mida saab inimene mulle teha? Oi, aga Elari, ma jään rumalaks. Mis võib meid Jumala armastusest lahutada? Ja võib see, et ma jään rumalaks, siis ma loobun sellest. Ma loobun Jumala armastusest selle nimel, et mitte rumalaks jääda. Kelle silmis? Nende silmis, kelle jaoks Rist on narrus. See ongi totrus nende jaoks. Mida sa siis ootasid? Mõistlikku vestlust või? Arutleme. Ma kuulsin hiljuti ühte väga huvitavat lugu, see oli see, et mees tahab kasukat ja kasukat saab ta karu käest. Ja ta võtab püssi ja läheb metsa, et saada omale kasukas. Ja järsku näeb ta karu ja karu siis näeb teda püssiga, ütleb, et hei, ma olen siin, aga oota, ole nüüd mõistlik, arutleme natukene. Mees võtab siis püssi, paneb äärde, ütleb, et tule siia lähemale ja arutame, mida sa tahad. Sina tahad kasukat, minul on kasukas, on ju nii? Jaa. Tead, mis mina tahan? Mina tahaksin ühte lõunasööki. Mõtleme, mis oleks mõistlik meile mõlemale. Sina tahad kasukat, mina tahan lõunasööki. Lõpptulemus oli see, et karu sai lõunasöögi ja mees sai kasuka enda ümber. Täpselt see on läbirääkimine. Absoluutselt ebamõistlik. Me ei käi niimoodi. Me ei arutle kurjaga neid küsimusi. Me ei arutle teemal, kas rist niipidi või rist naapidi. See on kõik tulemus lõpuks olema karu sees ja kasukas ümber, aga see on lahutanud meid Jumalast.
Kristuse armastus on meie ainus lootus. Kristuse ülestõusmine on meie ainus lootus. Me vist vahest ei mõista, et kogu kristluse alus, see, mida me teeme, mida me praktiseerime siin, selle alus on üles tõusnud Jeesus. Ei ole teist alust. Me võime teiega Vana Testamendi aluste juurde minna. Me võime juutluse juurte juurde tagasi teiega minna. Kui seal ei ole seda messiat nimega Jeesus Kristus Natsaretist, siis ei ole kristlust. Meil ei ole võimalust olla julged, sest pole Kristust, pole üles tõusmist. Mis me siis valime? Me valime siis juutide kombel oma pärandi. Sest täna Jumal on juutidega, aga nende usk on nende pärandi peal. Sest ma olen juut, mul on õigus olla juut, järelikult mul on mingi eelis ja see ongi Jumala antud. Aga kui meil ei ole Kristust, siis pole meil mingit eelist. Meil ei olegi midagi. Et elab ta, tohin olla julge. Minu kõik veendumus, minu usk on minu Jeesuse peal. Eelmine nädal, või see nädal õigemini lahkus minu kallis tädi Maie Liht, tema poeg Viljar Liht on minu tädi poeg, ka pastor ja see on üks suur suguvõsa meil. Aga kui ma mõtlen oma tädi peale, siis ma tean ainult üht, et ta armastas Jeesust. Aga ma mõtlen selle peale, kus tema selle armastuse Jeesuse vastu sai. Loomulikult isiklik kogemus Jeesusega. Aga tead, tema kodus minu vanaema Matilde Kaldver ja Edgar Kaldver, nad väga armastasid Jeesust. Aga tead, kus nemad said oma armastuse Jeesuse vastu? Kogemusest Jeesusega, aga nende, või õigemini minu Matilde vanemad, Prooso, Priidik, kes oli Kohila koguse esimene pastor. Nemad laulsid seda laulu juba 100 aastat tagasi, mida meie täna siin laulsime. Aaron õnnistus sõnu tuhandete põlvedeni. Üks asi, mida Proosode perest on siiamaani kõik räägivad, see vanaema ei läinud mitte kunagi magama ennem, kui ta õnnistas oma peret tuhandete põlvedeni. Mitte kunagi. Kui mina seda vaimus ei näeks, siis seda poleks. Aga ma näen oma vaimus, kuidas minu vanaema on seisnud kogu pere eest, et ta oleks õnnistatud ja rajatud Jeesusele Kristusele tuhandete põlvedeni. See ülesanne on täna minul. Oma lapsi õnnistada tuhandete põlvedeni. Näida oma pojale teed, mida ta peab käima, siis ta ei lahku ka sellelt vanas eas olles. See ei ole garantii. See on printsiip. Ma alguses mõtlesin, et see on garantii, et see on tõotus. Ei, see ei ole tõotus. See on printsiip. Kui sa näitad kellegile teed, siis suure tõenäosusega ta ei lähe selle teed ära. Aga see ei ole garantii. Sest vastasel ei ole vaba tahet. Igaüks saab valida. Jumal nii armastab inimest öelnud, sa võid teha, mis sa tahad. See, mida Jeesus on meie eest teinud, see ülestõusmine, see on täielik garantii sellele, et sa võid olla homme julge. Kui me läheme täna siit ära, sa võid olla täiesti kindel, et elab ta, ma võin olla julge. Mis iganes su elus täna toimub, mis iganes, on see haigus, isiklik haigus, poja eest haigus, abikaasa mured, kõik, ta seisab täna sinu eest. Ma olen täiesti kindel, et sa oled saanud löögi alla, kus löök on öelnud, et sa ei pea, või kindel olla, sa ei tea, vaata ümber ringi, vaata, mul on täna teistsugune sõna sulle, Jumala sõna alusel, sa võid olla täiesti kindel, et tema hoiab sinu homse turvalisena. Nii haiguses kui tervises, nii surmas kui elus. Surm on neelatud võidusse. On keegi seda ennem kuulnud? Ei usu! Aga on, nii on. Surm on võidetud. Surm on võidetud. Kõige suurem hirm inimestel selles maailmas kipub olema surm. Surm on võidetud. Helar, millest sa räägid? Millest sa räägid? Surm on võidetud. Iga päev inimesi sureb.
Nikodeemus, üks tark õpetaja läks Jeesuse juurde ja küsis täpselt sama küsimuse Jeesuse käest. Milles sa räägid? Sa oled muidu tark mees, aga natukene räägid imelikult. Sa pead uuesti sündima. Mõned ajad tagasi üks noor mees naljatledes küsis, mida ma pean tegema, et ma saaks omale naise, ma tahaks õudselt naist omale. Need naisi on küll, jaa, nad on, tead, naisi on nii palju. Aga ma tahaks nagu seda hingesugulast. Ma kuulasin teda rääkimas, mõtlesin, et see on õige, mees, see on õige. Sa peadki otsima kedagi, keda Jumal on sulle määranud. Ja siis üks lause ja siis ta küsis, no Elari, sina oled see usklik, ütle mulle, mis ma tegema pean. See ei olnud pilge, ma oleks vahet teinud. Ma ütlesin, kui sa oma suhte Jumalaga kordad, et siis saad naise ka. Mis sa mulle ütlesid? Mis sa ütlesid mulle? Kus sa tead seda? Kui sul on kindlus Jeesus Kristuses, sa võid olla päris kindel homse suhtes. On siin mõni usklik veel? Aamen. Looda issanda peale ära toeta oma isene mõistusele. See on meie suur väljakutse, kas pole? Aga kuidas me sellest õpime, kuidas me liigume selles suunas on see, et sa paned järjest rohkem oma elus lootust Jumala peale, mitte enda peale. Kuulge, Taavet oli Jumala südame järgi mees. Jumalale meeldis Taavet. Okay. Taavet ei olnud täiuslik inimene. Tappis oma lähedase, rikkus abielu. Ehk siis Taavet ei saa öelda, et ma olen laitmatu. Ta ütleb niimoodi psalmides, et mu üleastumised on alati mu silme ees. Asi ei ole sinus ja minus. Sa võid nädal aega mitte just kui enda arvates ühtegi halba tegu teha. Ja tunda ennast natuke paremini Jumala ees. Öelda, no nüüd vist see nädal läks natuke paremini. See ei käi nii. Et elab ta tohin olla julge. See on Jumala arm. Mis, vaadake, Elari on vahend. Elari on ainult vahend. Kui püha vaim tahab minu kaudu midagi teha, siis ta teeb. Kui ta ei taha, siis mina võin võimelda siin nii palju, kui mitte midagi juhtu. Sina võid tulla siia ette ja teha, mis sa tahad. Kui püha vaim ei tee meie kaudu asju, siis ei toimu mitte midagi. Ükskõik mitu päeva sa astud ja kui kõvasti sa palves karjud. Vahet ei ole. Pisaratega või pisaretata. Me oleme astjad. Me oleme astjad. Ja Jumal teeb oma asjatega, mis ta tahab. Mulle nii meeldib see psalm 115. Ja Jumal teeb, mis ta tahab, mis talle meeldib. Ja meie oleme täna siin, et väljendada Jumalale, et siin on astjad ja nende puhastamisega ei saa meie ka ise väga hästi hakkama. Ma ei tea, kuidas sinuga, aga mina ei saa temaga hästi hakkama. Ma pean Jumala armastusele toetudes teda kogu aeg korrale kutsuma. Ma pean. Ei ole sellist asja, et nüüd on mugav olla, hea olla, lasta nüüd olla. Vaid tulevad kiusatused, tulevad hetked, kus tahaks põrutada sõnaga, tahaks, teate, piibliga pähe panna, tahaks teha nii ja teist. Ja siis püha vaim ütleb, et ole vait. Ole vait. Looda issanda peale ära toetu oma enese tarkusele. Oma enese mõistusele. Kala, kes keeldub veest. Kala, kes keeldub veest. Mulle vett mitte rohkem. Sureb. Lind, kes eirab õhku. Sureb. Puu, mis keeldub juurdumast maapinda. Sureb. Inimene, kes eirab Jumala ligiolu. Sureb. Vaikselt, rahulikult, tasapisi. Me ei saa seda teha. Kalad ei küsi täna, et mis on vee eesmärk.
aga miks see vesi nii märg on? Kalad ei küsi seda. Inimese sisse on Jumal pannud küsimuse, aga miks ma siin maailmas olen ja mis ma siin teen? Jumal on pannud inimese sisse selle küsimuse, et sa küsiksid. Jumal on pannud meie sisse palju küsimusi, et te hakkaksite otsima. Otsige esiti, otsige, vaadake ringi, mõelge. Kõik see maailm räägib, et ära mõtle, ära analüüsi, ära juurdle. Ja kui juurdled, siis ainult raamides. Ja raamid on teadus. Mis siis, et teadus on ka Jumala loodud loomingu osa. Inimesele antud võime mõelda. Ja mulle tundub, et me elame selles ajas, kus kristlased ka ei taha kriitiliselt mõelda. Küsi, arutle, mõtle. Mul oli üks armas vestlus ühe väikse noore poisiga. Ja ütleme, kes ta oli. Ja siis ta küsis mu käest igasugu küsimusi. Ja siis mul oli nii hea meel öelda, aga ka see on piiblis kirjas. Siis ta ütles, aga see, ma ütlesin, aga see on ka piiblis kirjas. Ja siis ta ütles lõpuks, kas kõik on piiblis kirjas? Kõik. Kõik on piiblis kirjas. Meil on üks hunnik altareid meie eludes, mis on pühendatud kõigele peale Jeesuse Kristuse. Aga mis asi on altar? Ta on füüsiline, tal on tähendus ja me käime seal altaril ja me ohverdame seal mingisugust asju. Mingitele võõrastele jumalatele on siin kirjas olnud. Mingitele jumalatele. Ja meil on igal inimesel on nagu volitus antud südames, mis võib valitseda ja mis ei või. Sa ise annad, see volitus antakse. Ja ma mõtlesin sellele, et üks volitus näiteks, mida sa annad, on hirmu volitus. Sa annad hirmule voli enda sees tegutseda. Näiteks teine altar on segadus. Täiesti sükene segadus, arusaamatused, sükene, ütleme niimoodi, kokkuvõttes on ta hirmu tähe all, aga ta on nagu altar. Ja inimesed käivad siis kummardavad seda hirmu. Ja kuidas hirmu kummardamine käib? Hirmu kummardamine põhimõtteliselt käib sedasi, et sa lased kõik läbi selle filtri. Aga mis siis kui? On ju? Teine on hoolimatuse filter, see on see, et mind ei huvita. Nii sureme kõik ära. Kõik teed viivad Rooma on filter, need on kõik sellised altarid, kus inimesed käivad ja muudkui kummardavad. Aga kui me räägime täna sellest, et elab ta, siis meie kuulutame hoopis teistsugust sõnumit ja see on see, et me lammutame hirmu ja ebakindluse altarid. Mis asjad need on? Need on kõik need narratiivid, mis on nagu valed, patumuster, lootusetus. Aga mis võib paremaks minna? See on nii juurdunud lausa, et neist on saanud altar meie elus. Ja ma ei räägi täna mitte kristlastest, ma räägin kristlastest, kellega sa räägid. Lootusete altar on nii suur ja nii võimas, et seda kummardatakse lausa kõigega, mis tal on. Sinna ohverdatakse ka kogu oma pere. Sest ka kogu pere saab lootusetuse altaril süüa. Kas te näete pilti, mida ma maalin? See tähendab, et kui sa oled täidetud hirmu, lootusetu segadusega, siis kõik su ümber kogevad seda. Ja see on altarist osa saamine. Kui sina tuled ja räägid kurjasid sõnu, kui sa nead inimesi, siis sa sead altari üles ja kutsud kõiki osalema sellel söögil. Kui sinu sees on lootusetus, kui sinu sees on hirm, kui sinu sees on valed mõtted ja valed sõnad, need ei jää märkamata, vaid siis sa püstitad altari sellele ja palud kõigile osaleda. Jumala sõna räägib Jeremia hoopis nii, juuri välja, kisu maha, hävita, kukuta ja siis ta ütleb, ehita ja istuta. See tähendab mida? Tänase sõnumi kese on see, et elab ta ennem kui me saame selle täieliku veendumuse oma usu ellu. Et ma ei pea homset kartma, on see, sa pead maha võtma, juurima välja, kiskuma kõik need altarid, mis on üles pandud.
ja eksitav on ka see, kui sa ütled, sul pole. See on eksitav, aga mul ei ole. Vaadake, kui kergesti süttib meie keel, kui on vaja käesolevaid võime taga rääkida. Oma valitsust kritiseerida, kedagi kaasa aidata. Kui ma loen seda armastuse raamatut, Kenneth Hagini raamatut, siis mulle sealt paar asja meelde jäänud. Üks on see, et mina ei taha olla abiks kellegi hukkumisele. Ma ei taha kaasa rääkida, sest nii lihtne on. Ja mulle tundub kohati, et see on nii õige, et võibki kuidagi nagu öeldakse tänaval, puid alla panna. Mina ei taha seda. Ja see tähendab seda, et juuri välja, kisu maha, hävita ja kukuta, siis ehita ja istuta. Vaadake, Gideon pidi ennem mida tegema Paali altariga. Ennem kui ta sai issandale ehitada, mis ta pidi tegema? Ta pidi lammutama. Ma püüan kuidagi meile täna Jumala abiga panna nagu sellise hästi visuaalse pildi, et kallid, kõik see, mis on meie sisemuses on ja tuleb välja, on pilt pärast sellest, mis on meie sees. Su elu on reaalselt väljendus sellest, mis on su sees. Puud tuntakse millest? Viljadest. See tähendab seda, et kui me räägime Jumalast sõna, siis vili on see, mis su suust välja tuleb ja see teeb midagi. Kui sina räägid Jumala sõna töö juures, kodus, teed mingit, kas see ehitab üles, on see hea vili? Kas see teeb midagi? Mida see teeb, kui sa räägid? Mitte midagi ei tee. Ma võin rääkida palju tahan, et nagu räägi nagu seinale. Siis ma ütleks, pole väga hea vili. Las püha vaim aitab maha võtta need altarid, mis meie sees takistavad sellel heal asemele tulla. Mina tean, kes on minu tuleviku eest vastutav. Ma tean, et elu on väärt elamist, sest ma tean, et tema hoiab minu tulevikku. Tema hoiab minu homset. Pühendu Jumala ligiolule. Kogu oma elu, kõiges, mis sa teed, kõiges, mis sa teed, näe Jumalat. Kõiges. 10 minutit päevas vaikset aega, ilma ülistuseta, ilma kõrvaliste helideta, ilma kõigeta, ilma nimekirjadeta, ilma palvet soovideta, ilma millegita, ei ole agendat. Sa ei lähe Jumala ette agendaga, palve soovida ja nimekirjad. Ei, vastupidi, sa lähed ainult sellesse vaikusesse, et tema ligiolu kogeda. Kõik. Ja. Miks seda vaja? Et sa ei räägiks seda aega täis Jumalaga. Jumal teab ennem juba, kui hakkame rääkima neid palvesoove. Kas sa tahad öelda, et ta ei hooli su lapsest? Nälgadest, näljastest inimestest, kõigist. Ta väga hoolib, tema armastus on. Ta tahab meid sundida tegudele. See on, mida Oolius jutlustas. Surnud on usk, millele ei ole tegusid, oli. Usk ilma tegudet on surnud. Ava suu, ava kodu. Laulge kodus koos, et elab ta tohin olla julge. See on usudeklaratsioon. Räägi lastele, miks meie ei ela hirmus. Miks teised elavad hirmus, aga meie ei ela. Miks? Sest ma võin olla täiesti julge, sest elab ta. Hirb ja uudiste üleküllus, piira infovoolu. Lase sõnal panna hoopis paika reaalsus, mitte infovool. See on kõige olulisem. Teine, lepi perega aeg kokku, kindel aeg ühiseks palveks lauluks. Kindel aeg. Kui sa oled perepea, siis see on sinu vastutus. Kui sa oled üksik ema, siis vahet ei ole, sina vastutad. Samamoodi võta oma pere kokku ja räägi sellest, et on olemas veel üks reaalsus nimega Kristuse reaalsus. Pea meeles, et Kristuse töö on täiuslik. Mina ei ole.
ja see on okei. Mina ei ole, aga Kristus on täiuslik. Ma hakkan lõpetama, kui te mõtlesite, millal ma lõpetan. Ma mõtlesin selle peale, et mis see kogudusele peaks täna ütlema. Tegelikult kogudusele peab see ütlema nii. Panin selle kirja nii. Me pigem loobume oma mugavustest kui püha vaimu ligiolust. Kallis kogudus, me pigem loobume oma mugavustest. Mugavus on altar. Jäta meelde, mugavus on altar. Kui püha vaimu ligiolust. Ma lammutan oma mugavusaltari. Võtan maha. Oi, kuidas vahest ei taha Jumala ligiolusse minna, sest telefon, mingi muu asi, mis nõuab, vajab, soovib mu tähelepanu. Aga sellesse Jumala ligiollu vaikusesse. Ma rõhutan vaikusesse, mitte ülistusmuusika. Pane ülistusmuusika kinni. Oi, Elari, mis nüüd? See pole see. Sellel on oma aeg, sellel on oma koht. Ligiolus on see koht, kus sa lähed tema ette. Ilma agendata. Ilma agendata. Mul ei ole agendat. Jumal, ma tulen täpselt sellisena, nagu ma olen. Su ligiollu. Ma ei vaheta Jeesust mitte millegi vastu. Mitte millegi vastu. Minu kodukese on lootus, mitte hirm. Juurime välja, ehitame ja istutame Issanda nimel. Need olid need mõtted, mis võiksid kokku võtta seda, mida Jumala vaimu sisse täna pani. Halleluja. Tõuseme palvesse. Isa, me lõhume maha iga hirmu, segaduse, mugavuse altari Jeesuse Kristuse nimel. Olgu tuvastatud iga see altar, mis on antud ja pühitsetud praegu kõigele muule kui Jeesus sulle. Kõigele muule kui sulle. On see siis süüaltar, kuhu me paneme küünlaid ja räägime nendest, mida me kõik teinud oleme ja millised me oleme. Olgu see täna maha võetud. Kadeduse altar, kus me käime ja räägime, kuidas me kogu aeg kadestame kedagi ja võrdleme ja Jeesuse nimel maha võetud. Uus loodu. Isa, me ehitame usus altari sinu auks täna. Püha vaim, täida meid uuesti. Jeesus, ole meie kõik. Jumal, sina lubasid selle laulu sündida pimeduse hetkes, et näidata valgust. Täna on nii paljud inimesed suurtes raskustes ja kannatustes. Tõsi, oma rumaluste süü põhjal, oma vanemate süü põhjal, mis iganes veel. Aga Jeesus, sa ütled, et ükskõik, kes on süüd ja ma võtan süü enda peale. Ma tänan sind, Jeesus, täna selle vabastava väe eest, millega sa oled täna jätkuvalt koguduse keskel. Kui keegi räägib, et täna ei ole koguduse keskel vabastavat väge, siis see on ainult kurat, kes nii ütleb. Jeesuse nimel on täna vabastav vägi igale ühele kättesaadav, kes seda tahab. Kogudus võib kogeda rahu. Maailm ei koge rahu, kogudus kogeb rahu. See on jälle üks saatana vale, mis on koguduse keskel, et rahu ei ole. On, koguduses on rahu, sest meil on nüüd rahu Jumalaga. Sa võid kogeda seda, päriselt. Su hing võib kogeda rõõmu ja rahu. Seda pakub Jeesus Kristus oma ülestõusmise väe kaudu. Halleluja. Halleluja.